No hei, seekord olen ma tulnud pildiretkele Lääne-Virumaale Lahemaa rahvusparki. Kuna ma olen suure osa kevadest pühendanud tedremängule ja vujuvangrist veelindude pildistamisele, siis nüüd viimaks üle pika aja on mul võimalus pildistada ka jälle maastikke, mida mulle samuti väga meeldib teha. Minu 3-päevane pildiretk siin Lahemaal on peagi läbi saamas ja need 2 päeva, mis ma olen siin juba kohapeal viibinud, on olnud täiesti imelised. Ilm on fantastiline, päike paistab, tuult peaaegu ei ole, loodus on roheline, ideaalne võimalus viibida looduses. Eile õhtul käisin ma rannikul mere ääres Kuradisaart pildistamas, mis oli minu jaoks uus koht, kus ma varem ei ole käinud. Ja täna tulin ma siia imekauni sõnajalgadest ääristatud metsaoja äärde keset suurt ürgset metsa, mis on peaaegu et täielik džungel. Ja homme hommikul kõige viimasena on mul plaanis külastada Nõmmeveskit, et pildistada seal kärrestikke. Kes on minu pildipostitusi pikemat aega juba jälginud, see teab, et mul on käsil ka üks täiesti eraldiseisev projekt Eesti mõisad, kus siis jäädvustan drooniga linnulennult Eestimaa kauneid mõisakomplekse. Ja ka käesoleva pildiretke ajal oli mul kindel soov mõned Lääne-Virumaa mõisad üles pildistada. Kui ma siia sõitsin, siis tee peale jäid mulle juba Porkuni ja Kalvi mõis. Ning eile õhtul ja täna hommikul õnnestus mul jäädvustada siin Lahemaal asuvaid imekauneid Palmse ja Sagadi mõisakomplekse. Selles videos ma eriti palju ei räägi, sellepärast, et ma lihtsalt ei raatsi seda ilusat kaunist vaikust ja idülli oma jutuga rikkuda. Ja soovin ka teile näidata lihtsalt neid loodushelisid, seda maastikku siin ümberringi. Ja selle pildiretke eesmärgiks minu jaoks oligi tulla inimestest eemale, viibida täiesti üksinda looduses, puhata, koguda inspiratsiooni, nautida loodushelisid ja teha pilti. Aga olgu, kerime nüüd aega natukene tagasi ja vaatame minu käesolevat pildiretke algusest peale.
täna ma olen tulnud paaripäevasele pildiretkele siia Põhja-Eesti rannikule Lahemaa rahvusparki ja siin otse minu ees on Kungadisaar, mis on minu jaoks täiesti uus koht, ma ei ole enne siin kandis pildistamas käinud. Ja hetkel päike just loojub, ilm on väga ilus, täielik idüll, meri on rahulik, vaikne, nii et igati mõnus, mulle väga meeldib. Mõnus. Kell on praegu 5 läbi ja ma olen jätkuvalt Lääne-Virumaal Lahemaa rahvuspargis. Eile õhtul pildistasime Kungadisaart ja täna hommikul olen tulnud siia ümbriksesse metsa ja kuulake, praegu kukub, jube lahe.
Otsustasin, et Nõmme veskile ma seekord siiski ei lähe ja oma 3-päevase pildiretki viimase hommiku veetsin hoopis maalilise Läntu Sinijärvel, kus jäädvustasin järve motiive ning ligidal asuvat Kiltsi mõisa. Nii saigi minu pildiretk selleks korraks läbi. Nädal aega hiljem naasesin veel üheks õhtuks tagasi Sõnajala metsa oma lemmikoja äärde, kus mulle hiliskevadeti ikka alati käia meeldib. Sõnajalad olid selleks hetkeks täpselt nii suured, nagu ma olin lootnud.